Tere tulemast saatusärate kanalile, mina olen Maili. Mul on väga hea meel, et sa oled leidnud täna enda tee siia. Selles kaardilugemises kuuled sa inglite sõnumit iseendale. Sul on võimalus valida 4 erineva kaardigrupi vahel. Grupp number 1, 2, 3 ning 4. Kui sa oled enda valiku teinud, siis siit selle video alt infost leiad sa just õige koha, et alustada enda sõnumi kuulamist õige koha pealt. Enda kaardigruppi valides hoia meeles see, et alati just see kõige esimene tunne ja mõte ongi õige. Nii et kaardigrupp, mis sulle kõige esimesena silma jäi, just see ongi sinu grupp täna. Kui sa soovid hetke veel pikemalt keskenduda, siis pane see video pausile ning alusta seejärel enda sõnumi kuulamist. Mina soovin sulle palju armastust ja head, et sul läheks elus kõik väga-väga hästi. Tere tulemast, grupp number 1. See on sinu sõnum inglitelt. Kõige esimeseks kaardiks on sulle tulnud loomingu kaart ning inglite sõnum selle kaardiga on järgmine. Inglid näevad, et sinu sees on tohutu potentsiaal, mida sina suudad kontrollida tegelikult. Ja kui sa tõesti tõeliselt kuulad seda, mida sinu süda sulle ütleb, mida sinu süda soovib sulle rääkida ja mõista anda, siis sa saad kätte selle õige tunde ja emotsiooni. See annab sulle mingisugused olulised vastused. Inglid soovivad, et sa vabastaksid hirmud, absoluutselt igasugused hirmud, ning laseksid lõpututel võimaluste väljadel enda elus juhtida sind õigetesse kohtadesse. Võta elu kergusega, võta elu lihtsusega, naudi seda just kui sa oleksid laps, kus ei olnud liigseid muresid, nii nagu täiskasvanutel suurtel inimestel alatihti igapäevaelus tulla võib. Tõesti naudi ja tunneta, kuidas sinu elus on kõik võimalik. Sinu elus on kõik võimalik, sest sina väärid elamist oma kõrgeima potentsiaali väljas, kus on kõik võimalik. Armastuse ingli kaardipakist on sulle tulnud kaart armasta kõigepealt ennast. Iseenda väärtustamine ja iseenda nägemine kui väga võimsa hinge tunnistamine, enesele ütlemine, et ma olen väärt parimat, ma olen atraktiivne, ma olen võidukas, ma olen võimas, ma saavutan kõike seda, mida ma tahan. See saab olema sinu edu võti. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud soodne juhus. Armas, sulle on tulemas mingisugune väga-väga oluline külluse voog. Mõtle hetkeks sellele, mis on see number 1 asi, mida sa enda elus kõige rohkem soovid. On see seotud külluse, armastuse, tervisega. See on sinu poole tulemas, kui sa usud ja usaldad, et sina oled seda väärt. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud ingli tarokaardipakist tugevuse kaart. See on suure sisemise jõukaart, mis ütleb sulle, et sa ei annaks hinnanguid iseendale ja ka teistele. Andesta kõik see, mis on sulle minevikus kord tulnud, sellepärast, et sa ei oleks absoluutselt saanud neid väga tähtsaid õppetunde, mis on kujundanud sinust selle ägeda inimese, kes sa oled täna. Ole kaastundlik teiste inimeste suhtes, iseenda suhtes ja tea, et sa oled suurepärane, sa oled seda kindlasti kohe. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud tule kuninganna kaart. See on soojuse ja intelligentsuse kaart. Sinus on olemas kõik see ja lisaks sellele ka väärikus. Luba
luba tõesti see tohutu enesekindluse vool enda ellu. See kaart ütleb, siruta oma tiivad välja ja lenda, ära alahinda iseennast, näita enda sõltumatust ja loomingulisust. Väga-väga ilus ja loomingulisus tuleb välja nii sellest kui ka kõige esimesest kaardist. Ja siis on tulnud sulle kõige viimaseks inglikaardiks maandamise kaart, et maanda iseennast, maanda iseenda energiat, leia see meelistegevus, mis seda sinu puhul tõesti teeb, kas see on muusika kuulamine, on see looduses jalutamine, varvastega muruses olemine, tõesti tunneta, mis on sinu jaoks see maandav tegevus ning tee seda rohkem. Selline ilus sõnum sulle inglitelt. Soovin sulle palju head ja palju armastust. Aitäh sulle! Tere tulemast, grupp number 2. See on sinu kaardi lugemine ja sõnum inglitelt sulle täna. Kõige esimeseks kaardiks on sulle tulnud võimaluste kaart. Mingisugused võimalused on sinu poole tulemas ja ootavad sind. See on midagi sellist, mis tõesti loob sulle justkui uue tuleviku ja viib sind kohtadesse, kus sa varem ei ole olnud. Esimene kaart ütleb ka seda, et sa ei jääks nagu kuidagi kinni mineviku vigadesse või ebaõnnestumistesse. Sellest ei ole mitte midagi. Kõik on olnud vajalik, kõik on olnud väärtuslik. Alistu ja alista oma justkui minevik tõesti ja lepi sellega, sest tegelikult sinu minevikus ei ole mitte midagi sellist, mida kahetseda. Kõik on olnud jumalik sellepärast, et sina saaksid liikuda enda kõrgeimaks hüvanguks edasi tänu nendele õppetundidele, mille sina oled tõepoolest saanud. Kõik läheb paremini, kui sa arvatagi oskad. Usu sellesse kogu oma südamest. Jäta enda minevik 100% enda selja taha ja mine puhtalt lehelt enda tuleviku suunas edasi. Sinu ellu on tulemas rõõmu ja midagi sellist, mis täidab sinu südame kõige sellega, mida sina ihaldad ja väärid. Armastuse ingli kaardipakist on sulle tulnud kirekaart. Luba oma südamel ja hingel nautida kirge elu vastu ja kirge nende inimeste vastu, kes sinu südamega oskavad rääkida. Sulle on tulnud ka elu eesmärgi kaart. Sinul, armas inimene, on siin elus midagi olulist teha. Midagi olulist ja enda südamesse võib-olla seda juba tead või on see vastus sulle peagi kohale jõudmas. Vabasta mured, vabasta see tunne, et sa ei tea alati, mida teha. Alati sa ei peagi teadma, mida teha. Kui sa ei tea vastust, siis oota veidi veel ja vastus on sinuga. Sulle on tulnud kaart, ära peatu oma unistuste ees, ära lepi vähemaga. Tea, et sa väärid parimat, ära peatu. Tee iga päev kas või väike samm oma uue elu suunas. See võib olla kas või kirja pandud mõte või kirja pandud unistus, kuid kui sa järjepidevalt ei anna alla ja liigud edasi, kas või väga väikeste sammude haaval, siis usu mind ja usalda mind, sa saad, mida tahad. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud tuleässa kaart Taro ingli kaardipakist ja see on põnev uus võimalus. Sulle on tulemas põnev uus võimalus ja edu karjääri vallas. Muuda oma elu just nüüd ja praegu on tulnud sulle see sõnum. Ja kõige viimaseks kaardiks, armas, on sulle tulnud vabastamise kaart. Olukord või periood, kus sa oled olnud või oled praegu, hakkab läbi saama, midagi on lõppemas, su ellu on tulemas tohutu suur vaimne muutus ja aeg edasi liikumiseks. Mina tõesti tunnen, et see on väga-väga võimas, mis on sulle tulemas ja sa väärid kõike seda. Usalda ennast, usalda elu, usalda universumit ja sa saad, mida tahad. Soovin sulle palju armastust ja palju edu kõiges. Ma tean, et sul läheb hästi. Tere tulemast, grupp number 3.
see on sinu inglite sõnum sulle. Kõige esimeseks inglikaardiks on sulle tulnud imede kaart. Vau, kui võimas kaart alustamaks seda sõnumit, armas. See kaart ütleb seda, et isegi hetkedel, kus sulle tundub, et igasugune lootus on kadunud ja et asjad ei lähe nii, nagu sa oled oodanud. Või et lootus on tõesti justkui kadunud su elust, siis tea, et Jumali kajastus ja inglid on sinuga ja sinu jaoks on mingisugune oluline plaan või oluline juhus tõesti töös, ehk siis see ime. Mingisugune ilus ime on tulemas sinu ellu. Alistu sellele teadmisele ja usalda kogu oma südamest, sest mida rohkem sina usaldad ja usud, seda kiiremini tulevad need võimalused sinu ellu. See kaart palub sul tõesti säilitada igasuguse lootuse ning mitte alla anda. Sa ei ole üksi. See kaart tahab sulle öelda, et sa tegelikult ei ole üksi ning millised ka poleks eluolukorrad sinu ümber, siis muretsemiseks ei ole tegelikult põhjust. Kõik on tervenemas, kõik on möödumas. Imed on tulemas, midagi maagilist, midagi ilusat on manifesteerumas sinu ellu. Armastuse ingli kaardipakist hüppas sulle välja 2 kaarti. Kõigepealt oli sulle tulnud kaart vabasta oma eks ja see tähendab seda, et sa vabastaksid tegelikult oma mineviku. Vabastaksid inimesed oma minevikust, kes ei teeni sind ja vabastaksid ka kõik olukorrad oma minevikust, mis tegelikult ei vii mitte kusagile. Sul on tulnud ka lastekaart. Võimalik, et lapsed hakkavad või mängivad sinu elus väga olulist rolli ning läbi laste silmade näe mõnikord ka maailma ja näe maailma nii-öelda kerguse ja lihtsusega, nii nagu lapsed. Sinu ümber, mul on tunne, on keegi väga eriline hing, kas juba praegu või tulemas sinu ellu. Nii et see on väga-väga ilus. Sulle on tulnud ka romantikakaart inglitelt, nii et mul on tunne, et sinu ellu on tulemas peagi uus armastus või selline tõesti uus armastuse vool, midagi sellist, mis paneb sinu hinge laulma, et sina saad tunda vau. Lõpuks on see, mida ma olen tõeliselt igatsenud kohal just sellistel vormidel ja kujudel, nagu mina olen väga-väga tahtnud. Sul on tulnud unistamise kaart. Unista nüüd. Unista just nüüd nii palju, kui sa vähegi saad ja nii suurelt, kui sa vähegi tahad. Sellepärast, et unistused sinu elus on ju selleks, et täituda. Just nimelt selleks, et täituda. Nii et unista ilusaid unistusi, sest need on kindlasti väärt täitumist. Ja sulle on tulnud unistaja kaart veel ühe korra. Nii et ma tunnetan siin mingis mõttes isegi usuproovile panekut. Ei ole sul kõik unistused elus täitunud, eks? Kuid tea seda, et see ongi just kui usuproovile panemine. Ära anna alla oma unistustes kuni viimse hingetõmbeni. Sellepärast, et mida järjepidevam sina oled kõikide nende asjade suhtes, mida sa tegelikult südames ju tegelikult väga-väga tahad, seda tugevamalt külgetõmbeseadus lihtsalt peab selle sulle kätte tooma. Järgi oma unistusi, sest ootamatud võimalused on sinu poole tulemas. Kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud inglitärakaardipakist ülempreest rinnakaart. Kuula oma intuitsiooni ja ole kannatlik. Ära anna alla. Enne kui tegutsema asud, mõtle alati hoolikalt, mida sina tegelikult soovid. Vau, kui võimas sõnum sulle. Soovin sulle palju armastust ja head. Sa väärid kõige paremat. Tere tulemast, grupp number 4. See on sinu kaardilugemine ja sõnum inglitelt sulle täna. Kõige esimeseks kaardiks on sulle tulnud enesekriitika kaart ning inglid ja kõrgemad jõud soovivad sulle öelda, et sa oleksid enda suhtes alati armastavam ning teaksid,
et isegi rasketel hetkedel, kus sa mõnikord võib-olla mõtled, et sa ei saa millegagi hakkama või võib-olla sa ei olegi seda väärt, siis see on liialt negatiivne suhtumine iseendasse ja iseenda võimetesse tegelikult. Ole positiivsem ja ole armastavam alati iseenda suhtes, sellepärast et mida rohkem sa oled nagu enda suhtes selline positiivne ja julgustav ja armastav, seda rohkem hakkab sulle tulema küllust ja perfektseid olukordi, mida sina väga väärid. Sina oledki perfektne olend ja sina oled väga armastatud tegelikult. Nii et ole ja armasta ennast iga päev aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Armastuse inglikaardipakist on sulle tulnud enda hingekaaslase, enda ellu kutsumise kaart. Ja see kaart ütleb seda, et kõik sinu palved ja afirmatsioonid ja visualiseerimine viivad sind tulemusteni. Järjepidevus on võti kindlasti sinu elus ja sinu ellu on tulemas midagi väga olulist, midagi sellist, mis on hingede tasandil sulle nii tohutult väärtuslik, joovastav kogemus, mis tekitab sinust tunde, vau, ma elan. See on võimas, see on ilus, see on nii suurt armastust täis. Kõik see on sulle tulemas. Sulle on tulnud ka abistavate inimeste kaart. Ma tunnen, kuidas sinu elu on muutumas just inimsuhete alal, kus sinu ellu on tulemas inimesi, kes toetavad sind, kes armastavad sind, kes aitavad sind. Julge ise abi paluda ja julge ise küsida nõu teistelt inimestelt, sest tegelikult väga paljud inimesed soovivad aidata ja sinu elus on kusagil peidus keegi eriline, kes aitab sul avada mõne ukse või akna sinu parema tuleviku suunas. Ja sulle on tulnud ka väga selline sarnane kaart järgmiseks, ehk siis usaldusväärne nõuanne või juhatus. Sa oled saamas peagi mingisuguse olulise vastuse oma palvetele. Sa saad vastuse mingisugusele küsimusele. Näiteks, mida edasi teha, mis on see samm, mida sa pead tegema. Midagi olulist, mingi oluline vastus, midagi väga turvalist on tulemas su poole. Järgmiseks kaardiks on sulle tulnud tulekuninga kaart. Eesmärgi kindlus, selline väga karismaatiline, idealistlik ja auahne. Ma tunnetan siin just seda, et sinus peab seda kõike olema. Leia endas need omadused, kui sa veel ei ole neid leidnud, sellepärast et just see julgus ja soov saada seda, mida sa tahad ja väärid, see toob need asjad sulle kätte. Keskendu, ütleb see kaart ja edasta oma nägemus teistele ja ole juht. Sina oled sündinud juht siia maailma. Võimalik, see kaart ütleb sulle ka, et sul on tulemas mingisugune nõuanne kelleltki. Nii et väga mitmed kaardid kinnitavad, et keegi on sulle midagi peagi andmas. Ja kõige viimaseks kaardiks on sulle tulnud V7 kaart, mis ütleb ka seda, et sulle on tulemas keerukas otsus, mis muudab ehk sinu saatust, kuid muudab sinu saatust paremuse suunas. Ma tunnetan siin sellist väga olulist murrangut peagi su elus, nii et lõpeta viivitamine, ava oma silmad ning võta vastu juhatus, mis on sinu poole tulemas. Soovin sulle palju armastust ja head, sa väärid kõike kõige paremat.